Tere kõigile, eetris on nädala uudised. New Yorgi seadusandja on kehtestanud õigusakti, mis lubaks riigiasutustel aktsepteerida krüptovaluuta makseid, andes märku kasvavast poliitilisest impulsist digitaalsete varade integreerimiseks avalikesse teenustesse. Assamblee liige Clyde Vanelli esitatud assamblee seaduseelnõu A7788 püüab muuta osariigi finantsseadust, et võimaldada New Yorgi riigiasutustel aktsepteerida krüptovaluutasid makseviisina. See võimaldaks riigiasutustel vastu võtta makseid Bitcoinis, Etheris, Litecoinis ja Bitcoin Cashis vastavalt eelnõu tekstile. Eelnõu kohaselt võivad riigiametid lubada krüptomakseid trahvide, tsiviilkaristuste, üüri, tariifide, maksude, lõivude, tasude, tulude, rahaliste kohustuste või muude summade jaoks, samuti trahve, erihinnanguid ja intressi. Krüptovaluutad käsitlevad õigusaktid on saamas New Yorgis keskseks punktiks, kus suures seaduseelnõu A7788 tähistab osariigi teist krüptopõhist õigusakti veidi enam kui kuu jooksul. Väidetes, et selles on Hamasi kasutatav juhtimiskeskus, valis Iisrael palmipuude püha sõjast räsitud Gaza ainsa kristliku haigla pommitamiseks. See oli ka viimane täielikult töötav haigla Gaza linnas. Gaza tsiviilhädateenistus ei teatanud, et pommiplahvatuses iseenesest hukkunuid on olnud, kuid peahaava tõttu haiglasse viidud laps suri kiirustatud evakueerimisprotsessi tõttu, teatas Al-Ahli Araabia haiglat haldav Jeruusalemma piiskopkond. Piiskopkond on osa Anglikaani kirikust. Tsiteerides Gaza tsiviilkaitset teatab Middle East Eye, et pommid põhjustasid kirurgia hoone intensiivraviosakondade hapniku tootmisjaama hävimise. Püha Filippuse kirik oli üks paljudest lähedal asuvatest hoonetest, mis samuti kannatada said. IDF põhjendas ohvrite madalat arvu oma jõupingutustega, leevendada tsiviilelanikele või haiglakompleksile tekitatud kahju, sealhulgas anda terroritaristu valdkonnas eelhoiatusi, kasutada täpset laskemoona ja teha õhuseiret. See, et Gaza ainsat kristlikku haiglat, mida palmipuude peal rünnati, on eriti kohutav, ütles Yorki Briti peapiiskop Stephen Cottrell avalduses. Ma osalen meie Jeruusalemma piiskopkonnas elavate Palestiina vendade ja õdede leinas. Palvetan haigla töötajate, patsientide ning evakueerimise ajal traagiliselt hukkunud poisi perekonna eest. Oli vaid aja küsimus, millal CIA sekkus Trumpi administratsiooni sõtta Mehhiko narkokartellide vastu. Vastavalt ja koostab peenhäälestatud masinat, mis aitab häirida üht survavamat kuritegelikku võrgustikku maailmas. Täpsemalt, CIA asutab Ameerika Ühendriikide vastu narkootikumide missioonikeskust. Ühendas selle narkovasse võitluse ja lääne poolkirja meeskonnad, et võimaldada kiiremat ja tõhusamat koostööd, ütles CIA asedirektor Michael Ellis Indiana Rambli peanõunik Breitbartile, lisades, et missiooniks on saada Trumpi välismaise administratsiooni poolt peenhäälestatud autoks. Ellise sõnul kasutab agentuur oma 25 aasta pikkust kogemust džihadistide võrgustike sihikule seadmisel, et häirida kartellide rahvusvahelisi operatsioone. Narkokaubitseja on taiplik ja kogenud vastane, ütles CIA ametnik konservatiivsele väljaandele. Me otsime ülesvoolu, et tuvastada need võrgud väljaspool meie piire ja need lahti võtta. USA haiguste ja tõrje ennetamise keskuste 15. aprillil avaldatud aruanne näitas, et Ameerikas on autism igal 31. lapsel. Arvud, mis tähistavad järjekordset hüpet pikast tõusude reast, tulenevad CDC viimasest autismi ja arengupuude seire ATTM võrgustiku uuringust, mis avaldati CDC haigestumise ja suremuse nädala aruandes. Aruanne ajendas tervishoiu ja inimteenuste sekretäri Robert F. Kennedy Jr. ütlema, et autismi epideemia on lokkav. See on märkimisväärselt rohkem kui 2 aastat varem ja peaaegu 5 korda suurem kui siis, kui CDC alustas 1992. aastal sündinud laste autismi uuringuid, ütles Kennedy 15. aprilli avalduses. Levikus poiste seas on hämmastav 1/20 ja Californias on see 1/12,5. Eelmine ATTM-i aruanne, mis avaldati 2023. aastal, avastas, et 2020. aastal oli igal 36-st 8-aastast Ameerika lapsest autism. 15. aprilli uuring kajastab 16,1% kasvu 2 aastaga.
Uus ATTM-i aruanne koostati 2022. aastal 16. kohas 14 osariigis ja selle suuriti 2014. aastal sündinud 8-aastaseid lapsi. Ning kuna kaubanduspinged Ameerika Ühendriikidega kasvavad, on Hiina režiim toonud kogenud kaubandusläbirääkija Pekingisse tagasi. Li Chenggang, Hiina saadik Maailma Kaubandusorganisatsioonis WTO alates 2021. aastast, on määratud riigi rahvusvahelise kaubanduse esindajaks ja kaubandusministri asetäitjaks, teatas personali- ja sotsiaalkindlustusministeerium kolmapäeval veebiavalduses. Li sai Wang Shouweni järglaseks, kes oli president Donald Trumpi esimesel ametiajal kaubandusministeeriumi kaubandusläbirääkimistel USA ametnikega. Jääb ebaselgeks, kas Wang võtab uue rolli. Märk Li edutamisest ilmnes esmakordselt selle kuu alguses, kui 31. märtsil kodumaiste ettevõtjatega peetud sümpoosiumil nimetati teda kaubandusministeeriumi juhiks, selgub Pekingis kohtumise korraldanud riigi kõrgeima keskse planeerimisagentuuri riikliku arengu ja reformi komisjoni lugemisest. Pekingi avaldanud kaubandusministeeriumi juhtkonna ümberkorralduste põhjuseid, mis on tüüpiline tava. Need olid see nädal uudised. Kohtumiseni järgmine nädal.